täiesti uus Mercedese G-klass. See ei ole niisama G-klass, vaid see on väikese särtsuga või väikse viguriga. Nimelt on see täiselektriline ehk siis G580 EQ. Muidu nagu G-klass ikka. See samane kerekuju on põhimõtteliselt säilinud tootmise algusest alates. Ehk siis esimene tsiviilversioon tuli ju 1979 aastal. Et ega siin see olemus ja kuju on suuresti tegelikult samaks jäänud, et sellised marginaalsed kosmeetilised muudatused ja uuendused on tulnud. Aga kogu see G kui selline on äratuntavalt suur ja kandiline. Ja ega see sisemuski nagu suurt muutunud ei ole tegelikult. Et see armatuur on endiselt selline peenike õhuke, otse sirgelt alla. Muidugi need on natukese moodsamaks läinud, et siin on digitaalsed ekraanid, puutetundlikkust, sellist mugavust, luksust ja nahka on nagu rohkem kui varasemalt. See pull, et need uksed käivad kinni ikka nagu vanasti. Korraliku, tugevalt peab tõmbama ja teevad korraliku paugu. Minu kogemused G-klassiga üldiselt piirduvad ainult siin põgusa 10 aastat, tänasest 10 aastat vana G63 testimisega. Ääretult äge auto, jõhkralt ebapraktiline. Ta on siuke ruumin vähem sees. Ta näeb väga suur välja, tegelikult ruumin sees vähe. Et need koopalaiendid tekitavad siukse visuaalselt suure auto efekti, pluss see, et on sirge ja kandiline. No, ega see vana G-klass nagu sõitu nüüd uskumatult hea ei olnud. Aga see AMG variant seal kapoti all, see oli nagu, mis tegi sellest autost nagu väga-väga ägeda asja. Aga proovime, kuidas see elektriline versioon sellest toimib. Nupust käima. Ühtegi heli sisuliselt ei ole, ainult see väikene heli, mis käivitamisele järgnes. Nii. Käigud käid sisse nagu vanasti ikka Mercedestel rooli küljest. Aga mootori häält ei ole. Et see on nii sürne, see on täiesti vaikne. Kusjuures tundub mulle vähemalt, et siin tehakse kõlaritega mingit trikki, sest et mingi siuke väike vurin nagu tuli, et ta ei ole päris hääletu. Ta meenutab nagu siuke taustal käiks päris AMG mootor. Aga sa saad aru, et see on tegelikult siuke puhas audiosohk. Ta tundub ikka jõhkralt suur, selles mõttes, et ja siuke naljakas, selles mõttes, et kõik need klaasid on ikkagi suhteliselt sirged. See esiklaas on sirge, küljeklaasid on sirged. Istuks nagu mingis kastis. Ei ole halb tunne, aga siuke huvitav. Põhimõtteliselt siin on, kui rääkida natuke tehnilist andmetest, on igal rattal oma elektrimootor. Võimsust on kokku 432 kilovatti, see on hobujõududes 588 äkki. Jah, umbes nii ta on. Tippkiirus 180 km tunnis. Mis siin kõige rajum on muidugi väändev, see on 1164 Newtonmeetrit, et seda on ikka palju. Ja kiirendus 0-100. Andmed on erinevad, aga mina leidsin näiteks ühest kohast, kus on kõige usaldusväärsem info. Siis suur kandiline ja väga raske auto, nagu 0-100 4,7 sekundiga. Kui võtame siia kõrvale täiesti uue G63 AMG, siis see on 4,4 sekundit 100, nii et see elektriline on väle. Siin linna sees kahjuks ma seda nii väga järgi proovida ei saa. Kui see G tundub nagu jõhker, suur, kandiline klots, siis tegelikult pikkust ei ole väga palju. Ta on pisut üle 4,6 meetri. Tegelikult suhteliselt lühike auto. G-klass sündis ju tegelikult üldse militaarsõidukina. Ehk neid toodeti armeele. Ja aastal siis 79 hakkad tegema ka tsiviilvariante. See algus olid muidugi pigem sellised üsna robustsed ja ikka väga siuke agraartehnika. Aga järjest rohkem laotasin igast luksust ja mugavust juurde ja mingi hetk 90-ndatel, kui ma nüüd ei eksi, avastasid igasugused superstaarid ja muud siuksed kuulsad tegelased, et see auto näeb päris kihvt välja ja hakkasid seda ostma. Ja see tõmbas järsku kuidagi selle G-klassi populaarsuse maine nagu hästi üles, sest ka kõigil teistel oli seda järsku vaja. Ja tänu sellele tänaseni tegelikult G-klass hoiab ju jube hästi hinde. Kui vaatad siin 20 aastat, 30 aastat vana auto, siis naljata alla 20 000 euro nagu midagi leiagi.
et ma arvan, et Mercedese line-upis, kui me jätame nüüd väga spetsiifilised mingid superautod ja mingid eriversioonid välja, siis tegelikult ma arvan, et G-klass hoiab kõige parem hinda nendest. Ta ei ole muidugi kõige praktilisem, kõige mugavam auto, aga ta on pagan äge. Lihtsalt sellega ta on kihvt vaadata, kihvt sõita. No vanemad variandid muidugi võib-olla on pigem siuksed nagu hobiautona kasutatavad, sest igapäevaselt ma väga ei näeks, et ma tahaks 30 aastat vana G-ga sõita. Sellega nüüd uuega, see vahe on ikka päris suur tegelikult, et kui ma nüüd võrdlen 10 aastat vana G-d ja seda, siis see tundub kuidagi väga rafineeritud ja sujuv ja nagu automoodi, et ei ole enam siukene metsatehnika või siis mingi jahimeeste auto. Mida siis kokkuvõtvalt arvata uuest elektrisest G-klassist? Alguses olin väga skeptiline, et kas ikkagi sobib elekter ja G-klass kokku. Ta on siuke macho auto justkui ja nüüd järsku on siuke pehme elektrikas. Siis tegelikult siin ei ole absoluutselt elektriauto tunnet sees. Siuke mõnus kõlaritest tuleb siuke kerge V8 või V12 või ma ei tea, mis mõnus urin. Ja see on ilusti sünkroonis kogu selle liikumisega. Nii et juba seetõttu ta ei tundu elektriautona. See kiirendus muidugi, see on raju. Et ta liigub ikkagi nagu täiesti nobedalt ja hetkega on kiirust liiga palju juba. Täiesti siuke vaevatu kulgemine. Kogu juhitus on ülihea. Ma olen sõitnud varasemate G-dega, nendega ei ole väga hea sõita, siis sellega nagu päriselt täitsa igapäevaauto, millega võikski sõita. Manööverdusvõime on muidugi nagu hämmastav, et üsna kitsastes oludes saab temaga täitsa adekvaatselt manööverdada. Ja ütleme, kogu see salongi viimistluskvaliteet ja kõik muu on siin väga tipp-topp. Ütleks, et siuke väga hea. Et ütleme, kui me võtame selle baashind, või selle konkreetse auto hind ikkagi üle 200 000, siis tegelikult siin on tunne ka sees, et üle 200 000 sõita on hea ja tegelikult on auto mõnus. Ja see asi, et elektrikas on, see annab tal isegi päris palju siukest mingit värvi juurde, et ei ole jah nii siuke raju või absurdne, nagu on mingisugune AMG versioonid. Aga ei kuidagi hästi rafineeritud tundub ja on päris palju küpsemaks saanud. Mulle meeldib, ausalt öeldes, kui saaks, sõidakski siuksega. Läheda ka seina ja siin ei ole absoluutselt sellist tunnet, et nüüd peaks hakkama juustesse keeli panema ja värviks küüsi ja vaataks endale boyfriendi, sest et see on kuidagi äge ja maskuliinne. Võib-olla kõige maskuliinsem elektrikas, mida üldse võimalik osta.